Nii, ja meie oleme Aalikaga, kes tegi oma modellidebüüdi Tallinn Fashion Weekil. Jõudsime paari leti äärde ja loomulikult see väärib tähistamist. Jaa, ma olen täiega nõus, kuna ma ei ole mingi profmodell siin on ju, siis ma mõtlesin, et tähistan sellist väikset võitu ikkagi siin samas. Väikese kihisevaga. Täpselt nii. No aga palun räägi, no mis tunne oli, ma vaatasin seda show'd ja ma nägin, et sa olid väga enesekindel, sa jõudsid isegi riideid vahetada, sest alguses sa olid valge ja nüüd sa oled must. Jaa, ausalt öeldes, kuna me proovis seda riiete vahetamist ei teinud, on ja, siis alles pool tundi enne show'd ma küsisin tüdrukutelt, kes muidugi ei ole esimest korda on ju runway'l, et kuulge, aga kuidas see muidu käib teil? Ja siis nad mulle esimest korda seletasid ja ma arvan, et ma olin rohkem hirmus mitte selle walk'i pärast, aga just selle pärast, et kuidas ma jõuan üldse riideid vahetada, aga vahetasin ilusti ja isegi jõudsin mingisuguse tšokkeri panna, et jumala normaalne oli. Ja soeng ei läinud ka sassi, seda modellid kardavad kõige rohkem, vaata, et sa rikud meigi ära, soeng läheb sassi. Ma ei tea, jah, ma arvan, et ma harjutasin veits kodus on ju seda, kuidas ma kõnnin, et mulle tundus täitsa okei. No sina saad mulle ausalt öelda on ju, et kas see oli nagu okei või... Mina olin isegi natukene šokeeritud, sest ma mõtlesin, et sa pisut natukene nagu oleksid algaja, vaata, et ma näitan nüüd ette, vaata, et natuke algajad kõnnivad natukene niimoodi. Näita, kuidas sina kõndisid. Tule sealt. Oh my god! Palun! Ja nii, kui sa oleks laval juhtunud, kadus kõrvarõngas, mis sa teed? See on see, jah, mingi konsalt mingi asi. See konsalt tuli tükk ära praegu. Nüüd sa pead need kingad välja ostma. Yay! Kuule, aga ma tahan ühte asja veel näha. Kõige raskem asi on tegelikult, see kõndimine kõndimiseks teed puusadega nika-naka. Aga see pööre on kõige õudsam. Kuidas sa seda pööret teed? Mina olen vaadanud YouTube videod ja kui ma nagu kõnnime, on ju? Et me kõnnime. Ma olen nagu proff, on. Siis nagu korraks seisad ja siis teed sellise asja ja siis keerad. Minu arust see on jumala lihtne. Aga ma ei tea jällegi, võib-olla see nägi sul tobe välja, aga ma tundsin ennast hästi vähemalt, et sa nagu korraks oled see, vaatad, ja siis oled. Et sa fikseerid ära sellepärast, et see on isegi kõige enesekindlamal modellil on see väga nõrk koht. Pööre. Huvitav. Aga sa oled ju artist, sa oled laulja, sa oled laval olnud. Tegelikult sa oled ju harjutanud igasuguseid tantsusamme ja igasuguseid liigutusi. Jaa, aga ikkagi kunagi ei tea, vaata, kuidas see walk välja tuleb, et ma olen küll näinud selliseid walke, mis võib-olla ei ole kõige paremad ja mõelnud, et kuidas nad sinna sattusid, aga siis ma kuna ennast on väga raske kõrvalt näha, on ju, kuigi ma tegin videoid ka kodus ja vaatasin, tundus nagu okei, küsisin kõikidelt, kõik mingi ja siis kunagi ei tea ju lõpuks vaatad, ma ei tea, stories'id ja oled mingi appikene, mis asi see on. Et ma loodan, et sellist asja ei juhtu, aga nagu mina ütlen, siis mulle meeldib endale väljakutseid pakkuda ja mulle meeldib oma elu natukene raskemaks teha ja just sellises heas mõttes, et proovida erinevaid lahedaid asju, mis natukene võib-olla lähevad minu, ma ei tea, laulmisega kokku või kuidagi lihtsalt selliseid loomingulisi asju, et mul on väga hea meel, et täna sain proovida seda ära ja täitsa tore oli. Oled nii õnnelik, põsed on roosad kohe. Aga kuidas Sireti poolt, Siret disaini sa esindasid täna, et kuidas tema poolt see pakkumine üldse tuli? Me olime tema juures jällegi õhtusööki tegemas ja siis ühel hetkel ta küsiski, et kas ma ei taha tulla modelliks tema show'sse Tallinn Fashion Weekile ja siis ma ei mõelnud isegi, ma arvan, ma vastasingi kohe, jaa, miks mitte. Ja siis oligi kõik, et isegi ei pidanud läbi rääkima, ei pidanud mingisugust, ma ei tea, moosima, jah, et ma kohe olin mingi, jaa, miks mitte. Ja alles täna, kui ma tulin proovi ja seisin enne seda, kui hakkasin kõndima, siis mul tuli esimest korda pähe mõte, et mille alla ma üldse ennast nagu kirjutasin, vaata.
et selles suhtes, mis asja ma siin... Tõe, hetk tuli alles täna. Jah, mul oligi see, et ma seisin, et mis asja ma siin teen. Aga no way back on ju, juba on liiga hilja ja lõppude lõpuks, kui seisid, ma olin ju esimene, kes tuleb välja ka ja siis süda ikka normilt puperdas ja ma tegin hingamisharjutusi, et tunne oli täpselt samasugune, kui lähed suurele lavale esinema selles suhtes. Kindlasti ei läinud see tunne nõrgemaks. Nii äge, aga sind oli väga-väga ilus vaadata. Aga kas sa oled nõus edaspidigi moelavadele astuma? Jaa, kutsuge. Ja ta tuleb tasuta! Täpselt nii. Jah, ei, aga jah, kui tõesti polnud paha ja meeldis, siis miks mitte? Ma ei oleks, ma arvan, vastu küll veel ühe korra sellist lahedat kogemust kogeda. Ehk siis jah. Kuule, sul läheb näosaates ka jumala šefilt. Ma paljastan praegu Tõetapa pääses finaali ja seal on, issa ma ei tohi seda öelda, lõigake see välja. Seal on 5 naist ja sina oled ka 4 naist. Osta raks, sa oled ka seal? Jaa. No meid ongi kokku 4, on ju, et kõik poisid jäid sinna taga pingile, mul oli nii kahju. Hea meel, mul oli nii hea meel esimest korda. Ja, see on selles suhtes see on ajalooline, et esimest korda selle 10 hooaja jooksul kõik naised on finaalis ja jah, see on väga lahe. Ossa raks, kuidas, mis tunne on? Paned ära? No ma loodan, et see esitus, mida ma teen, jääb inimestele kuidagi südamesse, et lõppude lõpuks ju rahvas otsustab ja mina ei saa midagi neilt välja suruda. Et pigem, ma arvan, lihtsalt lähen kogu oma hingega, teen oma asja ära, naudin seda 100%-liselt, nii nagu iga kord nautisingi ja siis vaatame, mis juhtub. Aga kui ma meeldin talle, siis kindlasti hääletage. Kurniau! Aitäh sulle, Alika! Väga tubli oli, päriselt.